ja tegelikult tegemine on siin ülilihtne, et siin on mul siis selline töölaud ja mul on siis üleval on menüü, vasakul on võimalus siis valida, missugust sellist elementi ma parasjagu tahan lisada, siis siin all näete, mis on tore, on võimalik tegelikult teha mitu lehekülge, nagu Excelis, ja siis paremal pool on siis igasugused sellised võimaluste muutmised, aga no võtame ühe, et näiteks kui ma nüüd võtan siit ühe siis ristküliku, lisan ta siia ja nüüd kirjutama ma võin kohe hakata siia, nii et panen näiteks aastaajad ja nüüd on loomine, juurde loomine on ka ülilihtne, et tegelikult kui ma tahan juurde luua, ma võin klõpsata selle sinise noole peal ja nüüd kirjutada siia näiteks kevad, ta küll esialgu paneb mul selle sama sõna, sügis ja niimoodi edasi. Ja samuti on, paneme siia mõnel kevadele veel, mai, aprill ja nii edasi. Ja kõiki neid asju ma saan lohistada nii, nagu ma tahan, suuremaks, väiksemaks, ma saan neid pöörata. Need jooned siin väga hästi aitavad neid asju sättida. Ma võin neid ka veel ühendada niimoodi, et näiteks, et kui ma nüüd tahan, et see mai on ka kuidagi aastaaegadega seotud, siis ma võin selle ükskõik missuguse osaga siit ühendada. Nii et ma saan selliseid päris põnevaid asju. Ma saan siia peale, joone peale kirjutada. See tähendab, et ma saan teha ka mõistekaarte. Ja kui ma nüüd tahan muuta midagi, siis siin paremal pool on võimalik siis seda muuta. Ma saan siin värvi valida ja missugune see ümbritsev joon on ja kas ta on ümmargune või ei ole. Samuti on teksti puhul võimalik siin, et kui mul on tunne, et tekst on liiga väike, ma saan selle teksti teha suuremaks. Ja kõik need tüüpilised teksti toimetamise variandid on olemas ja siis siin arrange, siis ma saan panna ka neid üksteise taha ja nii edasi, nii et hästi palju erinevaid võimalusi. Ja lisaks siis sellele, mis mul on siin general, on mul võimalik siis ka siit igasuguseid erinevaid asju veel võtta, igasuguseid nooli ja erinevaid kujundeid on hästi palju. Ja pluss siin pluss more, siis ma saan siit veel määrata ära, et mida ta mulle parasjagu näitab, et siin on päris palju erinevaid asju. Ja nüüd siin üleval siis samamoodi on kustutamise võimalus olemas, siis näiteks on siin olemas ka selline asi, et kui ma tahan noole või seda joone kuju muuta, et ma tahan, et ta on hoopis selline kumer, siis need asjad on olemas. Ja siis siin plussikese pealt on siis võimalik juurde luua, et siin on kohe vaikimisi olemas siis mõned näiteks, et seesama ristkülik ja näiteks ellips teeb mul kohe juurde. Aga samuti saab siit plussi pealt panna siis juurde ka lihtsalt teksti, mingit teksti välja, kui ma ei taha, et see on, ma tahan lihtsalt panna pealkirja ja siis on võimalik siit ka lisada pilti. Nii et ma võtan praegu see insert image või lisapilt ja siin on erinevaid võimalusi. Ma võin selle lohistada oma arvutist. Või siis näiteks, kui mul on mingisugune pilt on internetist välja otsitud, siis kopeerin selle pildi aadressi, lisan siia ja apply ja mul on see pilt siis siin ka olemas. Ja seda pilti samamoodi vajadusel saan ma siis nihutada igale poole. Siin on ta läks nüüd praegu mul teksti sisse, aga ütleme, et erineval viisil siis neid asju panna. Ja samuti pildi puhul on veel siis olemas see, et ma võin ka, kui mul on arvutis see pilt olemas, siis ma võin ta endal siia ka näiteks lohistada. Ja siis ta küsib, et kas ma tahan päriselt nii suurt, nagu see on, või teen suuremaks või väiksemaks, siis mina ütlesin, et teen väiksemaks ja näete, nüüd on ta eraldi elemendina ja ma saan teda igale poole lohistada. Nii, kui mul see diagramm on siis valmis, siis salvestamise võimalused on siis sellised, et siin üleval ma saan muuta pealkirja, saan panna siia mingid näiteks aastaajad, rename ja nüüd on siin faili all on siis salvestamine. Et kuna mina nüüd ei sidunud teda ühegi keskkonnaga, siis mina saan vajutada näiteks save as ja kui ma nüüd siis panen ta oma device'i ehk oma arvutisse, saan näiteks My Documentsi salvestada. Nii, kui mina võtan nüüd selle, siis saan näiteks panna ta ükskõik siis näiteks töölauale ja salvestan. Siis ta on siis sellise formaadiga, et ma saan sama programmiga avada. Aga kui mul on vaja ta juba näiteks saata edasi kellelegi toimetamiseks, siis ma võin siit ka valida export.
ja vot ekspordis on siis erinevad võimalused. Ma saan temast teha pildi, PNG, JPG, ka SVG faili, samuti saan teha PDF-i, nii et et oleneb, mida ma sellega edasi teen, selle diagrammiga, et vastavalt sellele ma pean siis seda otsustama. Aga minu meelest selline hästi lihtne, intuitiivne ja tore keskkond. Proovige!